Tervitus jälle kõigile videomonteerimise huvilistele. Täna me näitame teile, kuidas tehakse pilt pildis. See ei ole eriti keeruline ülesanne ja me näitame teile, kuidas saab selle pilt pildis veel nagu liikuma kassis panna. Alustame siis esimesest sammust ja paneme failid valmis. Minul on siis failid valmis ja ma näitan teile siis kuidas ma pean siis kõigepealt selle aluse looma. Niimoodi. Nüüd ma olen siit, nüüd te näete, et mul on siin JPG formaadis, ehk siis pildi formaadis MP4 ja JPG jälle. Niimoodi. Ma tahan nüüd need kaks pilti, et nad oleks siin pildis, selles pildis siis kuskil. Niimoodi. Kõigepealt peame siis looma täiendava videoraja. Mina siis panen selle tumedale alale ja klikin hiire parema nupuga siia ja insert video track, niimoodi tekkis siia video track ja ma näiteks tahan, et see pilt oleks nüüd esimesena pilt pildis ja teisena pilt pildis. Kui ma nüüd klikin siia, sellele praegu näete pildi peal nagu midagi ei muutunud, eks sellepärast, et see järjehoidja on siin. Kui ma panen nüüd selle järjehoidja siia peale, siis see pilt on siis selle video peale, kuna see pildi formaat on siis natukene väiksem kui see 1920-1080, siis ta näete neid kahte poolt siit, eks. Ja teine pilt siis samamoodi, kui panen siia, siis jälle ei ole, kui panen siia, siis jälle on. Ja vaatame, kui pikk see pildifaili pikkus on, paneme näiteks siia see on siis 19, 20, 5 sekundit, eks. Nii. Ja nüüd ma näiteks tahan, et see pilt oleks hoopis siin nurgas, tõmbame veel veits väiksemaks, siis teeme täpselt nii pikaks, et meil oleks siin näha seda pan-crop märki. Ma panen teise monitori käima, et siis te näete, mis toimub. Nii, teine monitor mul nüüd käib ja klikime siia pan-cropile. Ja siin me saame siis zoomida. Zoomime ta, mida kaugem sa zoomid, seda järsemini tal nagu liigub, et jätame sellise zoomi ja kui me nüüd siit tõmbama hakkame, siis näete, et selle pilt seal nagu väheneb, eks. Me saame nüüd niimoodi liigutada. Tõmbame veel. Tõmbame selle väiksemaks ja paneme ta siia ülesse. Näiteks tahan niimoodi panna. Nii. Ja siis võin vabalt kinni panna. Ja võtame siis teise pildi. Samamoodi. Tõmbame ta. Aha, nüüd meil on siit see lock aspect ratio lahti, sellepärast ta tõmbab igalt külge eraldi. Paneme selle, fikseerime ära selle aspect ratio, siis me tõmbame lahti suuremaks. Matke zoomida jälle. Nii, tahame, et see pilt oleks siin, eks. Paneme selle kinni ja praegu saab siis niimoodi. Kui hakkame vaatama, tekib see pilt sinna järsku. Samamoodi järsku kaob ära. Jälle tekkis see pilt sinna järsku. Ma ei hakka neid pilte sinna niimoodi täpselt panema, sellepärast, et mul on vaja ju ainult funktsioon ette näidata. Aga et niimoodi järsku ja vastikult ei ilmuks, eks, me lihtsalt saame selle pikemaks tõmmata ja panna siia fade in offset
ja fade out offset samamoodi, siin samamoodi. No paneme siit 1,26 ja paneme siit niimoodi. Ja nüüd kui me paneme käima, siis see pilt tekib sinna natukene pehmemalt nagu. Oletame, et me tahame, et see pilt nagu liiguks selle peapildi peal. Tahame, et see pilt muudaks siis asukohta vastavalt siis oma ajagraafikule nii nagu sätideks. No paneme siis näiteks, vajutame siia Bancropile, määrame talle siis selle pikkus on 10 sekundit, selle pildi kestvuse pikkus siin peal, et paneme näiteks siia 5 sekundi pärast, et see pilt 5 sekundi jooksul siis, et see pilt muudaks asukohta siia ja 10 sekundi jooksul, järgmise 5 sekundi jooksul muudaks asukohta näiteks siia. Vahet ole, ma panen praegu jumala umbes need asukohad, et ma lihtsalt tahan põhimõtet näidata niimoodi. Näete, siin hiir on mul kinni, eks, et kui ma siin muudan hiire asukohta või siis selle kursori asukohta, muutub see kursori asukoht ka siin. Ja vaatame, mis nüüd sai. Näete, pilt nüüd jookseb siin peal. No, ma valisin lambist need pildid endale siia. Teie muidugi valige nagu paremini, et ma tahtsin praegu lihtsalt seda põhimõtet edasi anda, kuidas asi toimub. Niimoodi see pilt pildis käib. Siin me olime Jordaaniast puhkamas, et päris palju kasutan Jordaaniat siin oma videote tegemisel. Järgmiste kordadeni!